kristlased tunneme erilist uhkust nende vägevate ja võimsate kirikute üle, mis on mitmes erinevas Eestimaa paigas. Ja vaieldamatult on see ka üks meie riigi suurimaid kultuuripärandeid. Need kirikud on püsinud seal juba aastasadu ja seega võib tekkida küsimus, et kus kohast see kõik alguse sai. Ja täna on Teeliste kirikud ette võtnud väikese teekonna siia Jeruusalemma, et natukene asjasse selgust tuua. Seal taga, Sioni mäel, asubki Ülemine tuba. Ja umbes 2000 aastat tagasi oli 4 pühapäevaks sinna kogunenud tohutud rahvamassid. Peetrus pärast püha vaimu langemist pidas oma esimese jutluse ja selle tulemusena võttis 3000 inimest vastu ristiusu. Ja just seda sama sündmust ja seda sama päeva peetaksegi meie kristliku kiriku sünnipäevaks. Teekond Jaffa väravast Sioni mäele viib läbi Jeruusalemma vanalinna, Armeenia kvartali ja Sioni värava väljaspoole linnamüüri. Rooma impeeriumi ajal oli see paik linnamüüri sees. Täna kuulub Ülemine tuba Iisraeli riigile. Ja muideks katoliku kirik on soovinud seda, kui nende jaoks olulist pühapaika korduvalt ära osta, aga juudi riik on keeldunud, sest et selle sama hoone alumisel korrusel peaks asuma nende kõige armastatuma kuninga Taaveti haud. See Ülemine tuba siin on koht, kus siis 4 pühipäevil Jumal saatis püha vaimu kõikide inimeste peale, mis tuli võimsa ja suure väega. Ja muideks seda näitab ka see auk siin, sest et tundub, et see väest, või õigemini sellest väest on ka hiired täiesti osa saanud, sest et ega naljalt ükski Eestimaa hiir ikka ennast kivist läbi ei näri. See siin on altar, mis muideks taastati mõned ajad tagasi, nimelt siis, kui Rooma paavst hiljuti seda Ülemist tuba külastas. See koht siin mulle meeldib, sest et vastavalt piiblisõnadele ei ole tegemist ainult kombetalitlusega, vaid tol päeval, kui püha vaim inimeste peale langes, siis apostlite sõnade kohaselt on tegemist eluga, mis on täis rõõmu, rahu ja õigust ehk Jumala lähedust ja ligiolu. Ja siin see toimus. Katoliku kiriku erilist huvi selle paiga vastu siin Sioni mäel näitab ka seesama Maarja uinumise kirik, sest arvatakse, et Jeesuse ema on siia nimelt maetud. Siin Ülemise toa all see Taaveti haud ongi.
Templimägi ehk Mooriamägi seostub piiblis mitmete oluliste sündmustega. No näiteks andis siin samas mäe peal Jumal Abrahamile käsu oma poeg ohverdada. Kuna nii judaismis kui Kristuses inimeste ohverdamist ette ei tule, siis selle läbi hoopis Jumal kontrollis Abrahami usku ja valmisolekut. Ometigi oli see eeltähenduslik pilt Jumalast kui isast, kes siiski terve inimkonna nimel ühe inimohvri oma poja peab tooma. Umbes 3000 aastat tagasi laiendas kuningas Taavet jebuuslaste käest saadud linna, et rajada sinna tempel. Tema ehitusplaanidele pani aga Jumal käe ette, küll aga sai rohelise tule selleks nimelt Taaveti poeg, Iisraeli kõige targem kuningas Saalomon, kes templiga rajas 959. aastal enne Kristust. See vägev ja võimas tempel kahjuks hävitati babüloonlaste poolt aastal 586 enne Kristust. 50 aastat hiljem rajati see uus tempel, kuid seegi sai sama kurva saatuse osaliseks, nimelt 70 aastat pärast Kristust lammutasid selle maha roomlased. Ja nüüd, nagu näha, siis 7. sajandist alates püsib selles paigas kuldne kaljukuppel ja Laksa mošee. Ometigi on seal vahepeal olnud ka kirik. Nimelt 1099. aastal vallutasid ristisõdalased terve selle templimäe ja kuni 13. sajandini oli seal kirik. Nimelt siis võtsid taas islami usulised asja üle. Templimäele minekuks on piiratud aeg ja kõrgendatud turvanõuded. Televisioonitehnika tavaliselt üles ei pääse, seekord saime kaamera imekombel, küll ilma mikrofonita märkamatult läbi viia. Turvalisuse eest hoolitseb selles pühapaigas Iisraeli riik, kes ei soovi konflikti islami kogukonnaga, kes omakorda haldab seal olevat mošeed. Templimägi ja kuldne kaljukuppel, nagu minu taga näha. Muideks parasjagu on käimas Ramadan ja seoses sellega on turvakontroll niivõrd tugev, et sealt läbi tulles võite ära meie mikrofoni, et me peame hetkel läbi ajama käepäraste vahenditega selleks, et ka heli pildile juurde saada. Templimägi ja Iisraeli taas iseseisvumise ajal 1948. aastal koos Jeruusalemma vanalinnaga Jordaania alluvusse ja taastati Iisraeli riigi koosseisu 1967. aastal, 6 päeva sõja käigus. Rahvusvahelise surve tõttu ei taastanud Iisraeli siin oma iidset templit, vaid jättis selle islami vaimuliku kogukonna kasutusse. Templimägi on kogu Lähis-Ida kõige plahvatusohtlikumaks paigaks, kuna selle tänane staatus ei rahulda suurt osa juudi kogukonnast ega ka ülisuurt islami kogukonda Iisraelis ja ümberkaudsetes maades. No kui kord siia kuulsa Templimäe tippu tulla, sellesama kuldse kaljukupli kõrval, siis hea meelega läheks ka templisse sisse, aga härrasmees seal nurga peal ütles, et sorry, just for ladies. Nii et täna sinna sisse kahjuks minna ei saa. Juudid on pühitsenud Templimäe läänemüüri omale pühamuks või siis sünagoogiks, sest see koht on kõige lähim paik endise templi asupaigale, kuhu juute palvetama lubatakse. Läänemüür on ka koht, kuhu üle kogu maailma tuuakse väikestel paberilipikutel
palvesoovid, torgatakse need sinna müüri sisse ja oodatakse, et inimesed siis kõikide nende palvesoovide pärast palvetatakse. See müür kõigele lisaks toimub justkui magnetina ka riigipeade suhtes, nimelt on siin käinud kõik Ameerika viimased presidendid ja ka mitmed Eesti riigijuhid. Pärast paasapüha söömist tuli Jeesus oma jüngritega siia Oliivimäe nõlval asuvasse Oliivisalusse. Ometigi ühte meest nende seas ei olnud, nimelt teadis Juudas oma õpetaja plaanidest ja tuli talle mõni aeg hiljem järele koos templi turvameeskonna ja suure rahva hulgaga. Jeesus arreteeriti, viidi Pilatuse palee juures asuvasse kohtusse ja sealt hakkaski meie lunastaja pinarikas teekond, mis lõpuks lõppes sellega, et ta löödi Golgatal risti. Aias on tähistatud kalju, kus Jeesus palvetas enne arreteerimist. Osa sellest kaljust ulatab kiriku müüri alt kirikusse sisse lausa altari ette välja. Kiriku aknad on alabastrist, mis muudab ruumi hämaraks ja loob süngi meeleolu, vastavalt paiga iseloomu. Tundub just uskumatu, aga need samad puud või vähemalt osad, need samad õlipuud, mis siin Getsemani aias on Jeesuse päevist alates, kannavad vilja. Ja muideks kogu selle paiga tähtsust kristlastele näitab see, et siia on järjepidevalt rajatud kirikuid. Esimene sai valmis 4. sajandil, mis 300 aastat hiljem pärslaste poolt lammutati, siis rajasid siia uuesti ristisõdalased kiriku, seegi lammutati ning lõpuks aastal 1924 valmis siin seesama kirik, mida me näeme ja see valmis paljude rahvaste abiga. Nimelt see tarvis on ka kiriku nimi Kõigi rahvaste kirik. Vastupidiselt Eesti kirikutele on siin Jeruusalemmas väga suured turvanõuded. No näiteks seesamasse Kõigi rahvaste kirikusse ei tohi minna jalgrattaga, koeraga, relvaga, isegi kahvlit nuga ei tohi kaasas olla, kui siia sisse minnakse. No, minul tundub kõik need asjad maha ununenud olevat, nii et ma võin ירושלים של זהב ושל נחושת ושלו הלא לכל שירייך אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושת ושלו הלא לכל שירייך Nende suurte väravate taga siin langetati ilmselt üks maailma kõige kuulsamaid kohtuotsuseid. Nimelt mõisteti hukka süütu mees Jeesus Kristus. Nagu me teame, ootas seda ees tohutult pikk ja vaevaline teekond, mille nimi on kannatuste rada ehk tõlkes Via Dolorosa ja siit samast nende astmete pealt see teekond alguse saigi.
siin selles hoovis muutusid Jeesuse kannatused veel raskemaks. Nimelt anti talle risti põikpuu, asetati tema õlgadele ja siit edasi minnes pidi ta seda juba kandma hakkama niimoodi. Jeesuse kannatuste rada, Via Dolorosa, on jagatud 14 peatuspunktiks. Siin on 3. ja legendi järgi Jeesus siin kohas kukkus. Mõned sammud edasi on juba 4. peatuspaik ja siin Jeesus kohtas oma ema. Ja ma ei kujuta ette, mida võib tunda üks ema, kui ta näeb, et tema poega viiakse hukkamisele. Me oleme käinud mõned 100 meetrid ja selleks ajaks siin oli Jeesus niivõrd väsinud, et ta ei jaksanud enam ise oma risti kanda. Rahva seast leiti mees, Siimon nimi, pärit oli tema Küreneest. Temal asetati Jeesuse rist õlgadele ja teekond jätkus siit. Kuues peatuspaik, Veronika. Piiblist me seda nime küll ei leia, aga legend räägib nimelt sellest, et siin ulatas üks naine, kelle nimi on Veronika, Jeesusele higiräti, millega ta oma nägu pühkis ja Veronika peaks tähendama siis seda, et see on üks tõeline usklik, see, kes aitab ükskõik keda. Seitsmes peatuspaik ja siinkohal oli Jeesus niivõrd vaevatud, piinatud, verine. Kuigi Siimon Küreneest kandis tema risti, siis Jeesus lihtsalt ise enam ei jaksanud ja varises siin juba teist korda kokku. Kaheksas punkt ja siin kohtus Jeesus nutvate naistega, kellele ta ütles, et Jeruusalemma tütred, ärge nutke minu pärast, nutke pigem endi ja oma laste pärast. Siin on 9. peatuspaik ja siin kohas Jeesus kukkus, see kord juba 3. korda. No nagu näha, siin on ka ristid muidugi kõvasti väiksemad kui see, mida tema tassis. Via Dolorosa ehk kannatuste rada sai otsa siin Püha Haua kirikus. Siin on ka viimased 5 peatuspaika, kus siis Jeesuselt võeti riided, Jeesus löödi risti, Jeesus suri ristil, võeti ristilt maha ja lõpuks asetati haud.
Golgata ja Jeesuse haua koha suhtes tekkis 19. sajandi teisel poolel eriarvamus, kui Briti kindral Gordon oli avastanud künka, mis võis olla Jeesuse hukkamispaigaks traditsiooniliselt selleks peetud koha asemel. See kalju asub väljaspool vanalinna, Damaskuse värava lähedal. Umbes 150 aastat tagasi seisis kuskil seal vanalinna müüri peal Inglise kindral Gordon. Ja vaade, mis tal avanes, on muideks täpselt seesama, mida teie koos minuga siin näete, Golgata mägi. Kohalike käest sai ta teada, et selle nimi on Pealoo mägi ja selleks ajaks oli juba selgunud, et kuskil siin oli ka 1. sajandist pärit hukkamispaik. Kõik see info pani kindral Gordonil tulukese pea kohal põlema, nimelt arvas, et see kants siin võib olla koht, kuhu on Jeesus maetud ja ta ostis siin kõrval oleva aia ära ühe Kreeka põllumehe käest. Muideks hiljem leiti siit samast aiast 1 miljon liitrit mahutav inimkätega rajatud veemahuti ja samuti ka viinamarjapress, mis vastavad siis piibli kirjeldusele Jeesuse matmispaigast. Haud muideks kaevati välja 1867. aastal ja sobib igati piibli kirjeldustega. Nimelt pärineb see haukoobas 1. sajandist ja selle ees, nagu te näete, on ka üks renn, mida mööda veeretati siis tohutult suur veskikivi taoline kivi siia ette, et keegi sinna sisse ei pääseks. Siin sees on 2 kõrvuti asetsevat kambrit, mis ei olnud just eriti tavaline tollel ajal. Nimelt mina seisan leinakambris ja siin on 2 matmispaigaga matmiskamber. Ja muideks 1 haud või 1 matmispaik on siiamaani kasutamata, teine aga kasutatud. Ja sellest me saame aru, kuna see ots on nimelt uuristatud vastavalt siis surnukeha pikkusele. He's not here for his risen. Ta ei ole siin, vaid on üles tõusnud ja see, head inimesed, on meie jaoks absoluutselt maailma kõige parem uudis. Jeruusalemma külastavate inimeste hulk kasvab iga aastaga. Terves Iisraelis käis eelmise aasta jooksul 3,4 miljonit inimest ja enamus nendest inimestest külastasid ka siis seda püha linna. Ja muideks umbes nii 2/3 nendest omakorda olid siis kristlased. Turism tõi eelmisel aastal Iisraeli riigile sisse 36 miljonit eurot ja sellest tibatillukese tagasihoidliku panuse andis ka Teeliste kirikute saade. Kuna piibel on kirjutatud Iisraelis ja enamus pühakirjas aset leidnud sündmused on toimunud ka kuskil siin läheduses, see on täitsa loomulik, et nii palverendurid kui inimesed, kes on kas Kristusest või kristlusest huvitatud, tahavad vähemalt korrakski oma elu jooksul oma enda silmaga kaemas käia neid paiku siin. Jeruusalemma vanalinn on umbes ruutkilomeetrine ja seal elab üle 40 000 inimese. See jaguneb 4 kvartaliks, milleks on juudi, Armeenia, kristlik ja moslemi osad. Jaffa väravast pääseb otse vanalinna kristliku kvartalisse, kus Taaveti torni vastas asub Christ Church. Anglikani kiriku Christ Church on muideks Lähis-Ida kõige vanem protestantlik kirik. Seda Eesti mõistes ainult 150-aastase ajalooga. Muideks lisaks jumalateenistusele pakuvad nad ka peavarju kõikidele palverenduritele ja teelistele üle kogu maailma. Ja nii on ka meie Eesti Teeliste kiriku võttegrupp siin selles paigas seekord pesitsemas.
ירושלים, ירושלים, יבוא המשיח, יבוא. Siin Iisraelis avastatakse arheoloogilistel väljakaevamistel seda, et piiblis esinenud nimed ja kohad on ka päriselt olemas olnud. No näiteks siit Templimäe poolt lõuna poole on välja kaevatud Taaveti linn, mis on Jeruusalemma vanim osa. Uudised 2000–4000 aastastest arheoloogilistest leidudest on siin peaaegu et iganädalased ja see omakorda toob seda püha paika külastanud turistid siia jälle uuesti tagasi. See aga teeb ehitustöö mõnevõrra raskeks, sest nii peaaegu kaevama hakatakse, leitakse jälle mingisugune uus arheoloogiline punkt, mis peatab siis ehitustöö mõneks või kes teab kui pikaks ajaks. Selline oligi siis väikene põgus ülevaade kristliku kiriku sünnipaigast, mis on muideks ülipopulaarseks reisisihiks nii palveränduritele kui ka teelistele üle kogu maailma. Ja siin Juudi kvartalis, nende ühe kõige tähtsama sünagoogi taustal, meie seekordne teeliste kiriku saade lõpebki.